oleme Suzuki stendi juures ja tegemist on ühe väikese autoga igas mõttes. Jah, ta on mõõtudelt väike ja kütusekulu on väike, aga auto ise on päris oluline. Et siuke huvitav number käidi välja, et Suzuki Swift on toodetud 5,3 miljonit. See on kõige populaarsem Suzuki läbi aegade. Et see on ka mõne väga muu tuntud brändiga täiesti konkurentsis number. Ja seetõttu saame aru, miks ta on nii oluline Suzukile. Ja väliselt ta ei ole väga palju muutunud, ta on läinud sportlikumaks, see auto on natukene madalam, pikkus on isegi sentimeetri lühem, aga teljevahe on pikem. Aga seda, et Suzuki on osanud autot hästi arendada, näitab see, et auto on 15 mm madalam, aga pearuumi on sees 23 mm rohkem. Ja kõik me teame, et kütusekulu on hästi oluline. Ja Suzuki ei ole läinud seda teed, et võtta mingi imeväike mootor ja panda sinna turbo, mis ei pruugi väga pikaajaline lahendus olla. Siin on täiesti tavaline 1,2 4-silindriline vabalt hingav mootor. Ja see on hästi paika tuunitud ja auto on tehtud hästi kergeks. Et esiveoline mudel kaaluks ainult 840 kilo, aga meie tuleme praegu turule nelikveolisega ja selle tühimass on 970 kilo. See on tänases moodus päris väike number, et võrdluseks kõigi meie konkurentide esirattaveoga mudelid kaaluvad natuke üle tonni. Ja seetõttu tuleb ka hästi väike kütusekulu, et moodsas keeles rääkides 110 grammi kilomeetri kohta ja see on nelikveoline auto veel. Kui tegelikult enamus bränditootjad kõik armastavad rääkida sellest, et auto on läinud sees suuremaks ja justkui väljast väiksemaks, siis tegelikult Swifti puhul, kui me neid numbreid vaatame, siis tegelikult niimoodi ongi. Just, et ta ongi tal läinud lühemaks, natuke laiemaks ja natuke madalamaks, aga siseruumi on rohkem. Ja kui auto läheb lühemaks ja teljevahe pikemaks, see tähendab paremat juhitavust, tähendab rohkem siseruumi, paremat teelpüsivust. Ja kui te vaatate sisse nüüd materjale, mis on kasutatud, siis ta on oluliselt kvaliteetsem. Seal on kena suur ekraan, tagurduskaamera on standardis, mis meeldib eriti algajatele juhtidele. Ja mis kõige parem selle juures, et kuigi ta on varustust juurde saanud ja tegu on täiesti uue mudeliga, see ei ole mingi facelift, siis auto hind on jäänud täpselt samaks. Et see on küll huvitav. Mis mõttes? Nii palju on juurde pandud ja hind ei muudetud? Jah, nii nagu maksis senine mudel 13990, ma öelda, see on sellise varustusega kõige soodsam nelikveoline Eesti turul, siis hind jäi täpselt samaks. Kuna Eestis auto tuleb? Aprillikuus võib tulla Suzuki salongidesse üle Eesti vaatab.